Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja seekordses videopöördumises ma tahan pöörduda peaminister Jüri Ratase poole. No Jüri Ratasele ma olen saatnud mitmeid kirju, teinud talle ettepaneku näiteks Neliteatril intervjuud anda, aga sellel on eitavalt vastatud. Siis ma olen Facebookis teinud erinevaid küsitlusi ja märkinud Jüri Ratase seal ära. Sealt ei ole midagi mulle kommenteerinud, see on saatnud talle privaatsed sõnumid Facebooki kaudu, neid on ta vaadanud, aga neile ta ei ole vastanud, nii et ma ei kujuta ette, et miks ta siis ei vasta. Aga noh, ma võtan siis kätte ja siis räägin nagu siis videokõnes, et võib-olla seda kuulad ja vaatad. Nii, ja räägin tähtsamatest teemadest. Näiteks, osadel pensionäridel tõusid pensionid, siin mõnikümmend eurot ja nüüd on jutuks olnud, et kuskil 1. aprillist või nagu jälle pidi tõusma veelgi, ma ei tea, 3-40 eurot kui palju, et see on nagu meedias jutuks olnud. Aga samas ma tahaks küsida seda, et aga väga tore, et on võimalik pensionäridele pensioni rohkem tõsta, et see on väga tore, aga mispärast näiteks toimetulekutoetus jälle tõusis ainult 10 eurot, siiani oli 130, nüüd 140 eurot, mispärast seda näiteks 200 euro peale tõsta, et kas 140 euroga siis saab keegi inimene saab hakkama kuus. Nii, ja siis on veel üks niisugune tähtis teema, et siin Aktuaalse Kaamera nädalas oli saaterõik sellest, et kuidas nende puuetega ütleme, lapsevanemad, kellel on puudega lapsed ja üks lapsevanematest Tori valla elanik Kaire Parts, sõnaga, kellel on puudega laps Kelly, kelle eest peab nagu ööpäevaringselt hoolitsema ja oli kuulda, et selle hoolitsemise eest on nagu siis kuus ette nähtud mingisugune 55 eurot nagu seda raha. No mis raha see on? See on häbiväärne. Tähendab nüüd see 55 euro asemel peab viima selle sinna tasemele, kus on toimetulekutoetus nagu 140 eurot praegust. See peaks olema 200 euro ringis, et kuule valitsuse liikmed, peaminister, kas te teete nalja? Kas sa teed nalja? Oled naljamees? Et see ei ole ju raha, see on ju inimese mõnitamine, see on ju, öeldakse, et ei ela ega sure ka selle rahaga, et seda peab ju kindlasti tõstma, seda raha suuremaks. Kui pensionäridele jõutakse seda raha siin tõsta 50 eurot, siis tõstke ka teistele, neile, kes oma lapsi peavad hooldama või siis jälle, kes on nagu töötud ja toimetulekutoetus on vaja tõsta, et kõigil on vaja võrdselt tõsta, mitte ühele grupile eraldi. Nii, ja siis on üks teema, mis ma tahaksin rääkida, on see, et korra või paar olen näinud televiisoris seda, kuidas Jüri Ratas on Tallinna Toidupangas käinud vabatahtlikuna nagu jälle abiks, eks ole. Aga samas ma küsin seda, et kas Jüri Ratas on ka selle peale mõelnud, et teha midagi selle heaks, et kauplused hakkavad rohkem annetama nagu toidupangale toitu näiteks. Praegust nagu kauplused ei tohi annetada nagu ütleme liha, vorst ja sellised kiiresti riknevad toite, mille kõlblik kuni kuupäev on eilse kuupäevaga, et see pidi olema järgmine päev juba toidukõlbmatu. Aga ta ei ole toidukõlbmatu, see toiduseadus tuleb muuta. Ja tuleb muuta sellised, et panna sinna lause kirja, et annetuse saajale, selle annetuse vastuvõtja oma vastutusele sõnaga, et iga inimene, kes nagu annetus saab, et see võtab oma vastutuse seda, et keegi ei pea selle eest vastutama. Et nüüd räägitakse kiirkülmutusseadmetesse värkides, see on ka võib-olla tore asi, eks ole, aga praegusel juhul, et kui läheb, ma ei tea, mingi tonnide kaupa läheb igasugust jälle paremat toidukraami, läheb prügikasti päevast päeva, lõpetage see jama ära, tehke korralik toiduseadus, muutke toiduseadust nii, et lihad ja vorstid ja värgid ja piimad ja piimatooted võivad ka toimetuleku raskustest ja abisaajatele sõnaga annetada. Et see asi on riigis ikka nii mäda kohe, nii et see asi vajab muutmist, nii et peaminister Jüri Ratas, võtke asi kätte ja muutke asja, nii ütlen mina, Illar Kohvin.